Tere tulemast tagasi Tartu Rakendusliku kolledži Vokesti. Meie oleme 3. kursuse õpilased Mariann ja Meribel ja meiega on täna külas meie riigikaitseõpetaja Meelis. Et võib-olla räägiksid natukene endast. Tervist, mina olen Meelis. Minu perekonnanimi on Sõukant ja ma olen riigikaitseõpetuse õpetaja siin koolis 2 aastat. Muidu minu peamiseks taustaks on see, et ma olen kokku puutunud üle 30 aasta militaarteemadega, 28 aastat töötanud sõjaväes, sellest suure osa ajast ajateenijate väljaõpetajana. Nii, ja kuidas sa siis sattusid üldse selle riigikaitse teema juurde? Ja see oli põnev lugu, kuidas ma sattusin riigikaitse teema juurde. Nimelt ma olin teismelisena noor punkar. Aga punkaritel on seal Pirogovis hängida sügise poole külm. Ja siis ma avastasin, et ühtedel noortel poistel, minu vanustel, oli Supilinnas soetatud üks 2-korruseline maja, selline puidust 2 trepikoda, elekter oli sees, vesi vist ka, aga peldik oli kuskil väljas. Ja meie nende tüüpide juurest soetasime omale punkaritega 1/4 majast. Lõime sinna lukud ette, prügi välja ja hakkasime elutsema seal. Aga sellest majast kogemata, täiesti kogemata taasasutati seal 90. aastal Tartu Kaitseliit. Ja selle maja seltskonnast võib-olla vähemalt 10 mingit ohvitseri ja allohvitseri kasvas Eesti Kaitseväe jaoks välja. Ja siis mina kogemata olin üks nendest. Aga mis su ülesanded siis olid üldse? Kus kohas? Sõjaväes? Jah. Sõjaväes ma olen kõige kauem, ma olen täitnud umbes sellist ülesannet, nagu ma oleksin internaatkooli õppealajuhataja, et mulle allunud on umbes 200 sõdurit ja nagu võib-olla 10-15 õpetajat. Võib-olla teie juures oleks kõige sarnasem nagu kursuse mingi või mingi selle kursuse juhataja või midagi sellist. Aga ei mitte mentor, ma korraldasin nagu õppetööd kuskil 10 õpetaja ja 200 õpilase jaoks 24/7. Korraldasin neile siis õppuseid, tegin tunniplaani, õppekavasid, viisin osaliselt õppetööd läbi. Ja teine asi, mida ma olen päris pikalt Kaitseväes teinud, on see, et ma olen Kaitseväe Akadeemias korraldanud arvutipõhiseid õppuseid. Nii et lihtsustatult võiks öelda, ma olen olnud nagu peaaegu 10 aastat palgaline arvutimängu korraldaja. Aga arvutimängu eesmärk oli õppida, mitte lõbutseda. Ja miks sa siis üldse pensionile läksid? Pensionile ma läksin sellepärast, et Eesti Kaitsevägi hakkas mulle, või Eesti riik hakkas mulle maksma pensioni 50 aastaseks, kui ma sain. Nüüd ma olen pensionil olnud natukene vähem kui 2 aastat, üle-eelmise aasta suvest. Ja selle aja jooksul ma olen jõudnud juba 2 korda käia tagasi kordusõppustel. Ja kuidas see pensionile minek sinu jaoks nagu oli siuke nukker natukene või? Ja ta on mõnus. Selles mõttes, et minu jaoks oli ta väga, selles mõttes väga mõnus, et mul tekkis finantsvabadus, et vaata väga palju räägitakse tänapäeval, et saavuta siis, kui sa oled veel noor, juba saavuta finantsvabadust, investeeri mingitesse asjadesse või tee midagi. Ja ma olen veel suhteliselt okei konditsioonis ja ma tegelikult ei pea enam tööl käima, et ära elada ja siis ma saan siin teha asju lõbu pärast. Okei, aga mis su kohustused siis pensioni ajal on selle riigikaitse ja? Ma olen ise endale võtnud riigikaitses praegust nagu 3 rolli. Üks
minu roll riigikaitses on see, et ma annan teie koolis riigikaitseõpetust umbes sellel aastal 25 gruppi ja üle 400 õpilase. Teine roll, mis ma täidan, on see, et ma olen Kaitseliidus ja veidike noorkotkaste juures teen vabatahtlikku tegevust näiteks Kuperjanovi malevkonnas, mis on hiljuti Tartu Kaitseliidu juurde moodustatud. Kolmas minu riigikaitseline roll on see, et ma olen reservväelane ja käin reservõppe kogunemistel aeg-ajalt ja ma olen kogu aeg 48 tunni valmiduses, et kui kuskilt peaks käima 3 punast vilet, siis ma haaran oma asjad, sõidan kogunemiskohta, meil on valmis seal varustus, relvad, laskemoon, autod, kõik asjad. Ja me oleme hiljemalt 48 tunni pärast valmis oma lahinguülesannet täitma. Okay. Ja kuidas sa siis ja Vokosse õpetajaks sattusid üldse? Vokosse õpetajaks ma sattusin sellisel moel, et peale pensionile jäämist ma viskasin jalad seinaga. Võtsin sellise mediteerimise asendi sisse ja panin niimoodi sellise asendi ja jäin ootama, et mida mulle universum saadab. Esimene asi, mis universum mulle saatis, oli see, et kuule, et ega sa ei tahaks ehitusele tulla tööde juhatajaks. Andke andeks, ma tõesti ei tea, mis asi ehitus on. Ma ei ole kunagi, olen natuke midagi proovinud betooni kuskil valada, aga üldiselt olen loll või lauajalgsena. Aga järgmine pakkumine oli siis see, et üks tuttav helistas ja ütles, et näed, meil on selline pakkumine, tule Vokosse riigikaitseõpetajaks. Ja siis ma tulin siia vestlusele. Ja kohe võeti vastu. Sa oled siis meil mõlemas õppehoones, et palju see kokku lihtsalt, palju sul neid klassi umbes kokku on, keda sa siis aasta peale näiteks õpetad? Hästi korraks mainisin, aga tegelikult mul on praegust, kui ma õieti kokku lugesin, on 25 gruppi. Osadega mul on ainult mingi 10 tundi siuke põgus kokkupuude, kas oli ühiskonnaõpetuse või mingi siukse asja raames. Me ütleme, et näe, Eesti kaitsevägi on selline ja siis jookseme, et lasketiirujud ütleme, et relvaohutus on selline, käime korra laskmas ja lähme laiali. Aga osadega on mul rohkem tunde, näiteks 2 ainepunkti, 40 tundi ja kuskil 170 inimest peaks olema sel aastal neid, kellega ma koos lähen nüüd mai või juunikuus riigikaitselaagrisse. Aga kuhu suunas see riigikaitseõpetus üldse areneb ja et mis ta siis täpselt on, et mida sa siin meile õpetad? Jaa, riigikaitseõpetus, aasta tagasi, kõik me mäletame umbes aasta tagasi seda sündmust, et Ukrainale tungiti kallale ja seal on nüüd suur sõda, siis see tõi nendele viimastele, kes ei olnud veel teadvustanud endale, et riigikaitse mõtet ja mõistet tõi selle nagu kohale. Mina teadsin ennem, aga enamik ei teadnud ja siis neile tõi see kohale, et riigikaitse on asi, mis võib puudutada meid igat ühte. Ja nüüd ta areneb selles suunas, et 2 nädalat tagasi umbes Eesti valitsus võttis vastu selle, et keskkoolides läheb riigikaitseõpetus kohustuslikuks ja mingisuguse väikse viitega arvatavasti jõuab see kohustuslik olemine ka nagu nendele kutseõppeasutustele, kes õpivad nagu keskkooli tasemel. Ma mäletan, et meil oli ka eelmine aasta siin nagu oli ja see oli oli sõda alanud ja siuke hästi toores ja aus, et mis seal siis päriselt toimub, et kõik need pildid ja videod, mis me vaatasime ja et tegelikult hästi hariv ja hästi huvitav tegelikult siuke tund. No vaata, tavaliselt inimestel on sõja ettekujutus on kuskilt mingist siuksest naiivsest ameeriklaste kangelaste filmist, kus
mingi kangelane laseb 2 puusa pealt kuulipildujaid, aga noh, keegi ei räägi sellest, et sõda on pori, veri, külmetamine, noh, kõik need asjad ja veel hullem, sõtta on enamikel juhtudel kakutud inimesed, kes seda ise kuidagi esile ja kutsunud ei ole. Naised, lapsed, vanurid, need on nagu need kõige rohkem, kes jäävad selle asja vahele või kes seda peavad kannatama. Nii, aga siis see põllulasketiir, et mis seal tehakse ja? Meil on, noh, siis meie Kokko koolil on oma lasketiir põlluõppehoones, 25 meetrit on ta pikk. Seal lasketiirus on siis 2 asja, mis toimub. Üks on nii, et mina viin riigikaitseõpetuse raames läbi seal laskmiseid ja teine on see, et autoosakonna 2 meest viivad läbi seal laskurringi iga teisipäev ja neljapäev seal peale 4. No, te võite ise kuskilt listist vaadata, on see laskurring. Me natukene erineval moel viime, nemad keskenduvad rohkem täpselt laskmise, mina natuke rohkem nagu selline sõjaväe moodi laskmisele ja me oleme sinna näiteks viimase aasta jooksul soetanud sinna üle 13 000 padruni ja siis mina soetasin sinna 3 tulirelva ja 2 sihikut juurde, et saaks mitmekesisemat laskmist läbi viia. Okei, aga liigume nüüd natukene koolist eemale täitsa Kaitseväe juurde, et mida sa soovitaksid inimestele, kes siis peale kooli lõpetamist siis Kaitseväkke lähevad, et mis need kõige paremad soovitused on? Jaa, Kaitseväkke minnes tuleb väga põhjalikult kindlalt jälgida, et sul oleks 2 asja kindlasti kaasas. See on positiivne mõtlemine ja huumorimeel. Kui sa need nagu maha unustad, siis on nagu pekkis, siis ei ole nagu midagi head ei ole loota. Noh, ilma nendeta ei tohi nagu Kaitseväkke minna. Sokid võid maha jätta ja mingid need, mis need ID-kaarti, noh, saadetakse postiga järgi, no keda huvitab. Positiivset mõtlemist ja huumorimeelt ei tohi koju unustada. Paljudele tundub just, et juba Kaitsevägi on hästi tõsine, siuke karm, et kuidas seal tegelikult noh, tegelikult on absoluutselt vastupidi. Täiesti vastupidi. Kaitsevägi on selline koht, et kui sa oled seal Kaitseväes nagu pikemat aega ära käinud, et siis sa enam tsirkuses ei naera, sest sa oled nii palju nalja näinud. Noh, see on nagu üks asi. Teine asi on see, et kui sa oma elus peaksid kokku puutuma keeruliste oludega, no sul elus tuleb midagi rasket, siis mida raskem on su elu, seda rohkem on sul vaja avastada huumor. See on kõige parem vahend probleemide vastu on huumor. Ja noh, muidugi sellele võib-olla veel juurde see, et õpi nägema lahendust, mitte probleemi. Ja hoia nendest inimestest eemale, kes igas lahenduses näevad probleemi. Ja nüüd siis, et kui noorem põlvkond küsiks sinu käest, et miks on üldse Kaitsevägi tähtis, siis mida sa neile ütleksid? Miks on Kaitsevägi tähtis? Noh, võib-olla ma kuidagi lähen nüüd sinna ringiga, aga noh, ma tahaks öelda nagu igale inimesele või igale ühele, et riigikaitse hakkab iseendast peale, et noh, kogu sinu enda maailm tegelikult hakkab sinust iseendast peale, seest väljapoole, et sa pead olema ise see inimene, kellega sa julgeksid luurale minna. Siis on nagu sinu ümbritsevatel, noh, ma ei tea, sinu naisel, lastel, emadel, isadel, ükskõik kellel on ka sinust nagu midagi kasu nagu riigikaitseliselt või sinu sõpradel või klassil või kursusel või koolil.
et kõigepealt jah, pead sa nagu iseendas kindlaks saama. Ja noh, kui sa oled see inimene, kes ise endas kindel on, siis sa ei saa jätta sellist kohustust tegemata nagu riigi kaitsemine. Kuigi riik on alles selles järjekorras, noh, ma ei tea, 4. või 5, et kõigepealt oled sina ise, siis on sinu need hästi lähedased nagu ütleme lapsed või naised või keegi. Siis on sinu sõpruskond või pere või klass või keegi sugulased. Ja siis tuleb alles see mingi linn, maakond ja siis kõigel lõpus tuleb alles see riik, mille kaitsemise peale mõelda. Et sellest endast väljapoole hakkama mõtlema. Okei, aga kui siin on väiksemaid vaatajaid võib-olla põhikoolist, et kaua kaitsevägi üldse kestab? Kaitsevägi meie Eesti seaduste järgi kestab kuni 12 kuud. Need, kes lähevad asendusteenistusse, näiteks mingi usulistel põhjustel ei taha relva käes hoida või midagi sellist, nende teenistus ongi 12 kuud. No näiteks kuskil mingi hooldekodus või kuskil aitavad midagi teha. Aga tavaliselt need, kes lähevad ajateenistusse väeosadesse, nende teenistus on 11 kuud juhul, kui nad on jaolemad, erialaspetsialistid või autojuhid. Ja 8 kuud, kui nad on nagu tavaline reakoosseis. Okei. Sa enne rääkisid nendest õppekogunemistest, kus sa siis paar korda käinud oled, et äkki räägid natukene nendest, et kui tihti need on ja mis need siis täpsemalt on? Minul on nüüd ühe järjekordse õppekogunemise kutse on mul käes, nii et ma lähen 16 kuni 22 mai lähen Kevadtormi raames toimub õppekogunemine. Aga muidu on nii, et ajateenistus on reservteenistuse ainult üks selline väike osa või nüanss. Et reservteenistus kestab 18. eluaastast kuni 60. eluaastani. Siis on esimene selle nagu väljaõppe aktiivne faas, kus sa saad nagu teadmised kätte, on ajateenistus. Siis mingi aja tagant võetakse ajateenijad kokku või endised ajateenijad või siis endised tegevväelased võetakse kokku ja nad kordavad mingitel harjutustel või mängivad läbi mingit situatsiooni, korjavad oma teadmisi. Võib-olla harjutavad mingi uusi olukordi, et kui näiteks Ukraina sõjaga on seotud mingit uut infot, siis me harjutame võib-olla mingeid asju läbi seal. Ja selliseid õppekogunemisi, ajateenistuse läbinud inimene käib võib-olla oma selle reservteenistuse jooksul 2-3 tükki, mitte väga palju, oleneb, kui on kõrgem ametikoht, on tähtsam isik, võtmeametikoht, siis sagedamini käiakse reservõppekogunemistel. Aga muidu on reservõppekogunemisi veel nagu omakorda mitut tüüpi, et on selline, kus sa 120 päeva ette teatatakse, et nüüd tuleb kogunemine, me harjutame seda asja, saabu kohale, nagu mul on see maikuus. Siis on teised õppekogunemised on sellised, kus öeldakse igal pool meedias ja Facebookides, igal pool hõigatakse maha, see üksus nüüd koguneda ja tehakse ootamatu õppekogunemine, kus jällegi üksus peab hiljemalt 48 tunni jooksul saavutama lahinguvalmiduse järgi. Ja siis on kolmas variant õppekogunemistel osaleda, on see, et sul on mingisugused oskused ja sa lähed vabatahtlikult näiteks instruktoriks mingi üksuse juurde. Mina eelmise aasta 1. aprilli paiku käisin Kuperjanovi pataljoni ajateenijate õppusel instruktoriks niimoodi. Aga kaua need kogunemised siis kestavad, eks need on? Need kogunemised võivad olla väga erineva pikkusega, et võib olla see ootamatu õppekogunemine tehakse seal 3-4 päeva ja lastakse inimesed tagasi laiali. Võivad, tavaliselt need sagedasti ei ole pikemaid kui seal 1-2 nädalat reservõppekogunemisi. Samas näiteks osad Eesti reservväelased käisid siin
Poolas abis, kui oli see põgenikekriis seal Valgevene piiril, siis käisid abis neid piiritarasid ehitamas, kes olid saanud varem pioneeri väljaõppe, kelle väljaõppe ongi ehitada tõkkeid, kui on vaja. Aga mida siis üldse midagi tehakse nende inimestega, kes lihtsalt kohale ei ilmu? Ja nendega, kes põhimõtteliselt on seal Kaitsevägi proovib olla mitte karistusasutus, nii palju kui on vähegi võimalik. Aga mingit korda peab hoidma ja kordusõppustele mitte ilmunutega on selline lugu, et kui on vähegi mingi põhjus ja on nagu ette teavitav, siis proovitakse mitte karistada. Näiteks on seal jäi haigeks, on perearsti tõend või siis on teavitab, et ma olen välismaal õppimas, ma ei jõua kohale või mingi selline, et siis tavaliselt on kõik okei. On enne teavitanud. Kui ei teavita, siis alustatakse menetlus ja tavaliselt saab rahatrahvi. Okei. Aga nüüd tuli mingi mõte, mis nüüd ära kadus. Selle mõtte nüüd. Vist ei leia üles seda mõtet enam. Siis liigume siis edasi. Ei, mõte tuli meelde. Mõte oli selline, et kuidas siis tööandjad, et mida siis nemad teevad, et kas nad siis seda palka nii-öelda kinni ei maksa siis, et kui nende töötajad siis peavad minema või kuidas sellega on? Jaa, praegust on neid reservõppe kogunemisi seoses selle Ukraina olukorraga on tekkinud selline värk, et üle-eelmine aasta käis õppekogunemistel 5000 inimest. Eelmine aasta 8000, see aasta üle 25 000. See on nagu väga suur mass nagu Eesti kohta. Ja see tähendab seda, et paljud inimesed on oma töö juurest eemal. Kaitsevägi annab nendele, kes õppekogunemisele tulevad, tavaliselt seal, kas oli 28–50 eurot päeva eest, pluss tasuta toidu ja riietuse ja need sellised asjad. Minule kui ohvitserile annab ta näiteks 50 eurot päevas. Ja see ei kata tegelikult inimese kulusid ära, mis tal muidu elus on. Sellepärast praegust väga suur osa tööandjaid on teinud nagu sellise kokkuleppe, et nad säilitavad selle sama palgataseme, mis on sellel inimesel enne töötades. Ma just kuskil hiljuti kuulsin, et minu teada Voko personal ütles ka, et nemad säilitavad selle palgataseme, kui näiteks Voko õpetajad lähevad reservõppe kogunemisel. Väga mõistlik. Nii, aga need inimesed, kes seal Kaitseväes siis on, et paljud ju ikka lähevad jooksu ka, et palju neid siis on? Jooksus käijate või hüppes käijate või siis ehk ametlikult omavoliselt teenistusest lahkujate arv on võrreldes 90ndate aastatega on peaaegu olematuks muutunud. Et mõni üksik inimene. Tavaliselt millest selline asi tekib on see, et tsiviilelust võetakse mingisugune probleem sinna sõjaväkke kaasa. Et nad ei ole isegi nagu näiteks ütleme, et tal on mingi, ütleme, tüli pruudiga. Ja ta tahaks minna näost näkku seda lattima. Või siis on kuskilt aia tagant terendab selline kutsuv viinapudel. Või midagi sellist on ju. Et need on tavaliselt tsiviilist kaasa tulevad probleemid. Ja Kaitseväes me ei ole karistusasutuses, me proovime nii vähe kui võimalik inimesi sellepärast, kui on võimalik, siis mitte karistada. Sest ei taha raisata aega nende peale, kes niikuinii jama teevad. Keskendume nendele, kes nagu asja hästi teevad. Aga tavaliselt nagu sellised alkoholijoobes teenistuse saabumine või hüppes käimine, jooksus käimine, need on ikkagi karistatavad teod või käsu mitte täitmine. Aga kui karistatakse, siis kuidas te neid karistate üldse? Seal on lihtsamad,
põhimõtteliselt on niimoodi, et lihtsamate süütegude puhul või ütleme noom. Kui on natukene keerulisem, võib-olla paneme mingit lisatoimkonda täitama, näiteks mingit koristama mingit kasarmuid või et teised, kes on tublid olnud, saaksid rahulikult magada. Ja on võimalik ka, et määratakse kartseriarest, kus siis inimene peab veetma mingis nii-öelda peaaegu vangistuse laadsesse kohas mõned päevad. Pigem on see sümboolne selles mõttes, et ma ütlen, et kaitsevägi ei ole karistusasutus. Mida vähem me saame seda teha, seda parem. Lisaks sellele ükski ülem ei armasta määrida neid pabereid, sest halduskohus peab selle kartseriaresti karistuse kinnitama ja selleks tuleb teha juriidiliselt korrektset dokumenti. Peaaegu sa rääkisid, et neid pannakse siis näiteks koristama või midagi. Töötoimkond näiteks. Et kuidas üldse see ruumide korras hoid ja kõik see, et kui tihti seda jälgitakse, et kui seal ikkagist nii palju mehi koos on, et... See üllatavalt palju ja tegelikult õnneks väga paljud inimesed saabudes sellesse keskkonda, kus on juba nagu mingisugune kord olemas, hakkavad seda nagu loomulikult iseenesest hoidma. Kaitseväes on näiteks loomulik asi, et kui sul on mingi koridori peal on kommipaber maas, siis esimene, kes näeb, võtab selle üles ja paneb prügikasti, et keegi ei hakka arutama, et kes on süüdi. Et tehakse ära ja ülem tuleb, siis ütleb, et nii, nüüd koristame kasarmu ja jälle keegi ei hakka arutama, kes on süüdi, vaid ei keskendutakse sellele, et asi saaks korda. Okay. Ja ka on neid, kellel ei ole nagu mingid selliseid ka nii hügieeni ja oma ümbruse korrasoleku nagu harjumust ja selles mõttes need, kellel seda ei ole, eks need peavad siis nagu õppima ja võib-olla natukene nii-öelda vabandage väljendit tagumiku kaudu ehk harjutamise kaudu. Ja tavaliselt see harjutamine on vabal ajal, et siis muidu kas sa oleksid nagu vaba, võib-olla läheks linnaloale linna peale või vedeleks kuskil, vaataks telekat või oleks arvutis, siis kui ei oska korras hoida, siis võib-olla peab natuke rohkem koristama. Okay. Aga lähme siit võib-olla meie jaoks huvitava teema juurde, et naised kaitseväes, et kas teie arust peaksid naistele kohustuslik olema kaitsevägi? Vastus on ja ei. Selles mõttes on ei, et praegust võetakse selleealiseid meesterahvaid teenistusse ainult umbes 40%. Ja Eesti riigil ei ole tegelikult ressurssi, et kõiki naisterahvaid ja kõiki meesterahvaid, kes on selle ealised, võtta ajateenistusse. Selles mõttes et ma arvan, et riigikaitse on kõigi inimeste asi ja kõik inimesed saaksid sellesse, saavad ja peavad panustama. Ei sõltu soost. Mõnikord aga ma arvan, et need panustamised võivad olla mingil määral erinevad. Et igaüks oma võimete ja oskustele kohaselt. Mõnes mõttes veel, miks ajateenistus pigem mitte ei ole oluline see soo teema võib-olla oleks see, et ajateenistus võiks olla järjest rohkem minna vabatahtlikkuse suunda. Et kõigepealt tulevad ajateenistusse need, kes tahavad. Sõltumata sellest, kas on naised, mehed või ma ei tea, kes seal veel on. Voolava soolised. Näiteks minu üle-eelmise aasta suvel, kui mu poeg läks ajateenistusse Kuperjanovi pataljoni, siis nende kasarmutoas 20 sõdurist, siis 2 tükki olid naisterahvad. Ja neil ei olnud nagu mingit, ei olnud seal mingit sirmisid vahel, mingit asja. Kunagi varem oli nii, et naissõdureid hoiti eraldi toas ja pärast hoiti seal eraldi kapi taga.
aga nüüd nad on kapist välja tulnud ja on kõik koos. Ja see on nende naisterahvaste enda soov olnud, sellepärast et muidu nad olid teistest sõduritest jäid nagu inforuumis kuidagi eraldi ja neist ei tekkinud sihukest ühtset meeskonda, kes nagu koos töötavad. Aga palju iga aasta keskmiselt siis neid naisi umbes tuleb Kaitseväkke ise? Siin mõned aastad tagasi oli see arv kuskil 5-60, aga nüüd on Kaitseväe suund liigub sinna suunas, et kuskil 150-200 hakkaks olema aastas naisterahvad. Naisterahvad saavad ajateenistuse tulla nagu vabatahtlikult ja esimese, minu meelest on äkki 3 kuu jooksul, keegi võib sealt Kaitseressursside Ameti lehelt vaadata järgi, saavad nad katkestada nagu ajateenistused. Vabatahtlikult läksin ja vabatahtlikult jätan pooleli. Naistel on mõningad eripärad ja naised ja mehed ei ole ühesugused muide. Väga naljakas. Aga no näiteks füüsilistelt parameetritelt tihtipeale on naised väiksemad. Selle lihasmassi neil on tihtipeale vähem näiteks. Aga sõduri varustus on ühesugune. Ja kuulipilde on ühesugune, granaadiheitja on ühesugune. Sest need on füüsika järgi välja mõelnud asjad, näiteks granaadiheitja. Ta ei ole nagu inimese, selles mõttes meeste rahval, kes kaalub 90 kilo, on kergem tassida seda 10 kilost granaadiheitjat kui naiste rahval, kes kaalub 60 kilo näiteks. Ja lihasmassi on ka meeste rahval teatud põhjustel loodus on nii loonud, on rohkem. Veel on üks vaimsetest eripäradest on see, et naisterahvad on püüdlikumad, korrektsemad, vastupidavad, ka on naisterahvad väga, tihti on täpsemad. Aga natukene vähem stressitaluvamad ja väga kiires muutustes on nad veidikene kehvemad. See tähendab niimoodi, naised on paremad autojuhid igapäevases sõidus, aga natuke kehvemad rallisõitjad. Okei, aga kui me tuleme nüüd korra natukene tagasi, et kui neil antakse siis valik 3 kuu pärast, et kas nad soovivad ära minna, et palju siis neid on, kes päriselt ära läheb, et kas enamus ikka jäävad või on enamus ikka need, kes ära lähevad peale 3 kuud? Pigem enamus jäävad, aga on ikka neid ka, kes ära lähevad. Ma täpselt arve praegu statistikat ei tea, aga need viimased korrad, kus ma olen näinud, siis väga paljudel nendel naisterahvastel, kes sinna ajateenistusse tulevad, on mingisugune pikem siht ees. Nagu nad näiteks kavatsevad Kaitseväe Akadeemias õppida ohvitseriks, jääda elukutseliseks sõjaväelikuks. Ja tavaliselt need on need, kes jäävad. Ta teab, kuhu ta liigub, ta on kindel, ta jääb. Aga need, kes tulevad niimoodi, et ma lähen proovin, lähen seiklust otsima, siis osa nendest ei näe seal või ei leia seal seda, mida nad lootsid. Ja nende seas on pikem katkestaja. Vahel on veel naisterahvastel üks selline kummaline probleem on see, et rohkem kui meesterahvastel võtavad elu liiga tõsiselt. Ja proovivad olla nagu liiga tublid. Ma teen kõige paremini asja ära. Aga teatud hetkedel on sul nii palju asju teha, et sa nagu tõmbad üle ennast, kui sa hakkad tõestama. Peab sükest mõnusat ükskõiksust olema. Las minna. Lõpuks oleme närvipundar muidu sellest, et jah. Aga nendest tugevustest ja nõrkustest, mis meil siin järgmine oli, et sellest võib rääkisid seal, et on veel mingeid siis naiste ja meeste erinevusi, tugevused ja nõrkused, mida sa ei maininud näiteks? Üks asi on see see on tugevus ja nõrkus on empaatia võime.
et ma olin mentoriks ühele naisterahvale, kellele allus igapäevaselt 24/7 250 meestest rahvast sõdurit ja allohvitseri ja ohvitseri. Ja temal oli üks sellistest puudustest oli see, et ta oli liiga kaastundlik ja liiga osavõtlik ja liiga proovis lahendada inimeste muresid ja võttis neid muresid enda sisse. Ja noh, sellepärast, et noh, kui sul on 250 alluvat, siis iga jumala päeval neist 15-20 on ikka mingi probleem. No ükskõik milline probleem. Kellegil selg valutab, kellegil, ma ei tea, pruut jättis maha, kellegil on kõht tühi, no mis iganes. Igal ühel on mingisuguseid asju lõpuks. Ja kui ta nüüd hakkad seda endasse võtma, enda omaks väga, siis lõpuks ei saa magada ja ei saa tööd teha ja nii edasi. Nii, aga meil on siin viimane palve, et sa teed kõik selle nii rõõmsaks ja lõbusaks, et äkki sul on meile mingi naljakas ja lõbus lugu ka rääkida sellest ajast, et kui sa seal töötasid, et kas siis sinu endaga või kellegi teisega? Oi, lõbusad lugused on nagu terve, kui sa näed Kaitseväge kui lõbusat lugu, siis kui lõbusad lugusid ongi terve Kaitsevägi täis on ja hommikust õhtuni. No ma eelmine kord, kui me vestlesime, siis ma tõin selle näite, aga see on ka hea näide, jah. Aga võib-olla ma mõtlen veel mõne välja. See näide oli siis selline, et ükskord 90ndatel aastatel, siis kui veel käidi suhteliselt palju jooksus ja hüppes, omavoliselt lahkus väeosast üks noormees. Tuli siis kunagi hommikul tagasi ja siis anti talle valge paber kätte, öeldi, kirjuta seletuskiri, ülema poolt on ju. Ja siis ta kirjutas seletuskirja siis, et läksin jooksu selle pärast, et kompanii juhtkond ei suutnud rahuldada minu seksuaalseid vajadusi. Ta ei viitanud mitte kuidagi, et kas see kompanii juhtkond püüdis seda lahendada või püüdnud, vaid lihtsalt ei suutnud. Et see oli siuke eriti koomiline juhtum, mis mulle läbi aastate on nagu meelde jäänud. Aga no teine näide on ju, nüüd varsti kunagi tuleb 1. aprill on ju. Ja siis ükskord 1. aprillil oli mina koos ühe sellise suure, tugeva sellise ohvitseriga, siis viskasime minu kompanii üle nagu nalja, et mul see see teine ohvitser, selline, ma ei tea, 1,90 m pikk, 100 kilo lihastus mees, tõsine mees, oli korrapidaja, väeosa korrapidaja ja rivistab siis 200 meest sõdurit sinna kasarmu ette üles ja ütleb neile tõsise häälega. See oli selline päev, kus nad pidid linnaloale minema õhtul, reedene päev. Ütleb, kõigi teie linnaload on tühistatud. Hakkate siin lappi lükkama, keegi linnaloale ei lähe. Kõik niimoodi. Ja siis aprill. No super, väga hästi. Aga on sul enda poolt veel midagi lisada või tõmbame otsad kokku? Jaa, mina soovitaksin, ma ütlen, et ma proovin nagu Kaitseväge kajastada kui niisugust positiivset kohta, riigikaitseõpetust kajastada kui positiivset kohta. Ma ütlen teile, et tehke oma õppimist, mida te siin teete, on ju. Tehke ka nagu mõnusat asja. Leidke sealt see mõnu üles, et otsige need asjad, mis teile pakuvad. Või kas või tehke niimoodi, suuda seda tavalist õppimist teha, siis tehke kas või enda jaoks selline ettevalmistus, et ma joon mõnusa kohvi, käin mõnusa duši all, siis lähen mõnusalt kooli ja natukene mõnusalt õpin. Et ilgelt
rõve on vaadata, kui inimesed teevad kooli õppimist nagu sellist punnitamist. Noh, tehke asju mõnuga. Super, aga sellel noodil me siis lõpetame ja selleks õppeaastaks on meil kõik. Suur aitäh sulle, Meelis! Nägemist! Aitäh!